Ameerika president Donald Trump näib siiski olevat vabandanud Iraani delegatsiooni eest, tänu millele jätkusid läbirääkimised. Ja peamise vabandusena tühistasid Ameerika Ühendriigid täielikult sanktsioonid Iraani nafta suhtes. Nüüdsest võib Iraan müüa oma naftat kogu maailmas ilma piiranguteta ja sanktsioonideta, esimest korda paljude aastate jooksul. Lisaks on Iraanil nüüd lubatud müüa oma naftat isegi Ameerika Ühendriikidele USA dollarite eest ning neid dollareid võivad saada ka need iraanlased, keda ameeriklased varem nimetasid terroristideks. Selguse huvides pooled pole isegi milleski kokku leppinud, ehk siis mingit kokkulepet pole olemas. Näiteks teatas USA asepresident J.D. Vance, et Iraan on nõustunud kutsuma riiki rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid, et nad viiksid läbi rikastatud uraani varude kontrolli. Kuid kohe pärast seda naeratas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmail Bagai lihtsalt ja teatas, et Iraan ei ole võtnud endale mingeid täiendavaid kohustusi koostöö osas IAEA-ga. Pärast seda astus avalikkuse ette Donald Trump ja ütles, ei, te ei saa aru, Iraan on siiski nõustunud sellega, et inspektorid saabuvad Iraani. Teheranis kordasid nad taas, et ei, me ei ole endale sellist kohustust võtnud. Ja veel lisas Bagai, et tuumaprogrammi küsimus on 13.14 vastastikuse mõistmise memorandumis ning selle juurde jõudmiseks peavad USA täitma eelnevad 12 punkti. See tähendab sõja lõpetamist Liibanonis, blokaadi lõpetamist, kõigi sanktsioonide ja ekspordipiirangute kaotamist ning Iraani varade vabastamist. Ja Bagai ütleb, et alles pärast seda võime me võib-olla arutada tuumaprogrammi. Aga on ka häid uudiseid. Uudisest teatati, et Hormuzi väin on lõpuks avatud, millega nõustus ka Iraan. Lepiti kokku mehhanismis, kuidas see avatakse ja kuidas see tööle hakkab. Lühidalt, arutame selles saates viimaseid uudiseid selle kohta, kuidas Donald Trump Iraani üle väga valjuhäälselt võitu kuulutab. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Niisiis, Šveitsis toimunud läbirääkimised USA ja Iraani delegatsioonide vahel lõppesid taas Donald Trumpi järeleandmistega. Aga enne toon teile väga huvitava sotsioloogilise uuringu. The Times of Israelis avaldatud sotsioloogilise uuringu kohaselt arvab 92% Iisraeli elanikest, et praeguses sõjas võitis Iraan. Uuring näitas, et isegi nende valijate seas, kes toetavad peaminister Benjamin Netanyahu juhitud parempoolset blokki, arvab 93,1%, et Iraan võitis. Kuigi võiks arvata, et just parempoolsed pigistaksid silma kinni ja ütleksid, et ei, meie võitsime. Üldiselt suhtuvad 86% kõigist Iisraeli elanikest negatiivselt sõjategevuse tulemustesse ja USA ning Iraani vahel sõlmitud kokkuleppesse, millest Jeruusalemm kõrvale jäi. Ja 88% iisraelastest leiab, et riik ei saavutanud neid eesmärke, mille nimel üldse alustati sõda Iraani vastu. Aga Donald Trump kinnitab, et Iraan siiski kapituleerus. Ja võitja vaimus tühistasid Ameerika Ühendriigid siiski Iraani vastu kehtestatud sanktsioonid. Iraani välisministeeriumi esindaja Ismail Bagai teatas, et Iraan ja USA leppisid kokku spetsiaalse mehhanismi loomises laevade turvaliseks läbipääsuks Hormuzi väina kaudu Šveitsis toimunud esimese läbirääkimiste vooru käigus. Samuti tõstatati tema sõnul küsimused Iraani nafta ja naftatoodete müügilubade andmise ning Teherani külmutatud varade vabastamise kohta. Iraani välisminister Abbas Araghchi täpsustas, et otsused nafta ekspordi ja varade vabastamise kohta olid täielikult kokku lepitud. Samal ajal kinnitas Bagai, et Iraani pool keeldus läbirääkimiste jätkamisest USA presidendi Donald Trumpi ähvarduste tõttu. Nendest ähvardustest rääkisin ma üksikasjalikult eelmises saates sellel YouTube'i kanalil. Seetõttu, kui te selle vahele jäite, soovitan tungivalt minna tagasi minu YouTube'i kanalile ja vaadata eelmist saadet, kus Trump helistas ja ähvardas otse Iraani delegatsiooni liikmeid, öeldes, et kui te mulle järeleandmise ei tee, siis te oma riiki elusalt ei naase. Selle peale ütles Iraan, et neid ei hirmutata ja nõudis Trumpilt vabandust läbirääkimiste jätkamiseks. Nagu näeme, läbirääkimised jätkusid. Samal ajal jätkavad USA ja Iraani delegatsioonide tehnilised rühmad oma tööd Šveitsis. On teada, et nad töötavad seal kindlasti nädala lõpuni. Hiljem avaldasid Pakistan ja Katar, kes on USA ja Iraani läbirääkimiste vahendajad, esimese kohtumise järel ühisavalduse.
selles öeldakse, et läbirääkimised kulgesid positiivses ja konstruktiivses õhkkonnas, mis võimaldas pooltel saavutada lootustandvat edu. Eelviige leppisid Teheran ja Washington kokku kõrgetasemelise komitee loomises, mis hakkab jälgima läbirääkimiste protsessi, samal ajal kui töörühmad tegelevad Iraani tuumaprogrammi, sanktsioonide, kokkulepete täitmise jälgimise ja vaidluste lahendamisega. Lisaks leppisid Teheran ja Washington kokku mehhanismis, mis võimaldab kontrollida Iisraeli ja Liibanonis tegutseva Hezbollah rühmituse vaheliste lahingute lõpetamist. See punkt on üldse tohutu hoop Iisraelile, mille andis Donald Trump ise. Kuulake veel kord, Teheran ja Washington leppisid omavahel kokku, et nad loovad mingi rühma, mis hakkab jälgima, et Iisrael ja Hezbollah omavahel ei sõdiks. Kuidas seda üldse nimetada saab? Suveräänsuse küsimust ei tõstatata enam üldse. Aga nagu öeldakse, need on vaid sõnad, kuid tegelikkuses saavutas Iraan selle, mida ta sõjaga ei suutnud saavutada. Ameerika Ühendriigid tühistasid Iraani nafta suhtes sanktsioonid ja seda täielikult. Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolliamet andis välja loa kuni 21. augustini, mis võimaldab kaubelda Iraanist toodetud nafta ja naftatoodetega. Luba on antud 60 päevaks, mille jooksul eeldatakse, et Teheran ja Washington peavad jõudma kõike hõlmava kokkuleppeni vaidlusalustes küsimustes, mis on kirjeldatud eelmisel nädalal allkirjastatud memorandumis. Nagu te aru saate, võib mööduda 60 päeva, mingit kokkulepet ei sõlmita, aga nende 60 päeva jooksul võib Iraan oma naftaga täiesti avalikult kaubelda. Sellist asja pole juba väga palju aastaid olnud. Kuid Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium mitte lihtsalt ei lubanud Iraani naftatööstuse toodangu eksporti ja selle ostmist kolmandate riikide poolt, Ameerika Ühendriigid, nagu märgib Glaasa. Litsentsi iranskaya neft võib tarnida isegi Ameerika Ühendriikidesse ja maksmine võib toimuda Ameerika dollarites, sealhulgas nende dollaritega, mis kuuluvad ameeriklastele. Dollarites, sealhulgas sanktsioonide all olevatele Iraani isikutele ja organisatsioonidele. See tähendab, kui lahti seletada, siis on see väga ulatuslik sanktsioonide tühistamine mitte ainult naftamüügile, vaid näiteks ka Islami revolutsiooni kaardiväe korpusele, keda ameeriklased nimetasid terroristideks, aga nüüd võib ta saada dollareid naftamüügi eest. Vähemalt 60 päeva. Aga selles sanktsioonide tühistamises on ka Ukrainale oluline moment. Vähemalt mingi pluss. Iranil lubati müüa naftat kogu maailmale, välja arvatud Põhja-Korea, Kuuba ja okupeeritud Ukraina piirkonnad, sealhulgas Krimm. Aga asi on selles, et läbirääkimiste ajaks eemaldati sanktsioone mitte ainult Iraanilt, vaid just nendelt Iraani ametnikelt ja organisatsioonidelt, keda ameeriklased varem nimetasid terroristideks. Aga mida said Ameerika Ühendriigid vastu? Nagu läbirääkimistel tavaliselt, üks järeleandmine ühelt poolt ja veel üks järeleandmine teiselt poolt. Esmaspäeval teatas USA asepresident J.D. Vance, et Iraan on nõustunud kutsuma riiki rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri inspektorid, et jälgida rikastatud uraanivarusid. Nimelt soovisid USA, et esimene läbirääkimiste voor lõpeks sellega, et Iraan kutsuks ÜRO inspektorid külastama oma võtmetähtsusega tuumarajatisi, mida USA ja Iisrael on pommitanud. Ja et need inspektorid saaksid oma silmaga näha ja veenduda, mis seal tegelikult toimub. Kas kogu see rikastatud uraan on tõesti maetud ja üldiselt millises seisus need tuumarajatised on? Ja väidetavalt USA Vance'i sõnul just selle saavutasidki. Ta ütleb, et me tahtsime seda, me just selle saavutasimegi ja vastutasuks tühistati Iraani vastu kehtestatud sanktsioonid. Tuletan meelde, et viimane selline IAEA inspektorite visiit toimus enne seda, 2025. aasta juunis. Ja nüüd teatas J.D. Vance, et Iraani, USA ja IAEA vaheline koordineerimine sellise visiidi osas toimub sel nädalal. See tekitas juba natuke kahtlust sellise otsuse suhtes, sest kui juba on kokku lepitud, siis võiks ju ka öelda, millal see toimub. Vance ütleb, et praegu ei saa veel täpselt aega öelda, me alles lepime kokku, millal need inspektorid saavad Iraani minna. Ja tegelikult Vance vingerdas nii, mitte niisama. Asi on selles, et kohe pärast seda avaldust J.D. Vance'i poolt naeratasid iraanlased ja ütlesid, et oodake, siin on midagi valesti. Ja Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmail Bagai teatas, et tegelikult ei võtnud Iraan Šveitsis peetud läbirääkimiste tulemusena endale mingeid täiendavaid kohustusi koostöö osas rahvusvahelise aatomienergiaagentuuriga. Edasi toon tema tsitaadi.
Iraani koostöö rahvusvahelise aatomienergia agentuuriga jätkub vastavalt kehtivale korrale ning vastavalt Islami konsultatiivnõukogu ja riikliku julgeolekunõukogu otsustele. Ja tuletan meelde, et need organid otsustasid 2025. aastal, et nad enam ei tee koostööd IAEA-ga. Pagai lisas ka, et arutelu koostöö üle tuumaalal on võimalik ainult vastavalt USA ja Iraani vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi 13. punkti alusel. See tähendab pärast küsimuste vahendamist täieliku lõpetamise kohta, tulevahetuse lõpetamine, blokaadi ja ekspordipiirangute kaotamine ning Iraani varade külmutamise lõpetamine. Kui te ei saanud aru, siis las ma selgitan seda veel teistmoodi. Iraan ütleb ameeriklastele otse välja, vaadake. Vastastikuse mõistmise memorandum koosneb 14 punktist. Tuumaprogrammi ja rikastatud uraani küsimus on selles memorandumis 13 punkt. Nii et selle juurde jõudmiseks peate kõigepealt lahendama eelnevat 12 küsimust. Ja alles pärast seda saab liikuda tuumaprogrammi arutamise juurde, mitte lahendamise, vaid arutamise. Ja esimesed 12 punkti on kõik muu. See on sõja lõpetamine Liibanonis, see on Iisraeli vägede väljaviimine Liibanonist, see on kõigi sanktsioonide täielik tühistamine. See on blokaadi lõpetamine. See on külmutatud Iraani varade vabastamine. See on $300 miljardi suuruse investeerimisfondi loomine Iraani taastamiseks. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja alles siis, see tähendab, et Iraan saab kõik kätte. Kõik, mida ta nõudis, ta saab kõik kätte. Ja alles siis on ta nõus arutama tuumaprogrammi. Ja Pagai ütleb, kuulge, enne seda ärge isegi proovige. Ja vastuoluliste avalduste taustal seoses IAEA lubamisega Iraani tuumarajatistesse kinnitas Donald Trump, et tegelikult Teheran nõustub. Ei ole nõustunud, aga kunagi nõustub ulatuslike inspekteerimiste läbiviimisega. Tsitaat. Kõik saavad täielikult aru, tema arvates nõustub Iraan varem või hiljem ulatuslike inspekteerimiste ja relvastuse kontrolliga, et tagada tuumaprogrammi läbipaistvus pikaajaliselt. See tähendab, nagu te aru saate, tunnistas Trump, et jah, Iraan ei nõustunud esimese vooru läbirääkimistel millegagi. Ta ütleb, et nad kindlasti nõustuvad. Ärge arvake, et me oleme mingid ullikesed. Jah, me tühistasime nende vastu sanktsioonid, me lubasime neil raha teenida. Aga me oleme kindlad, et Iraan nõustub kunagi sellega, et IAEA inspektorid tulevad nende tuumarajatistesse. Tahakski Trumpile vastata tema enda sõnadega. Ainus, millest kõik täielikult aru saavad, on see, et Iraan sai sanktsioonide tühistamise, aga Ameerika Ühendriigid ei saanud mitte midagi. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, pange saatele like ja ärge unustage vajutada kellukesele. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt. Igasuguse annetusega, linkide ja rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!